Insener näeb pilsivee kõrgtaseme alarmi ja läheb kontrollima. Ta avab veekindla ukse abimasinaruumi ja näeb, kuidas rooliruumist voolab sisse veesein. Alaska Ranger ehitati 1973. Aastal Louisiana osariigis McDermotti laevatehases avamere varustusalusena. Esialgu kandis see nime Ranger. Avamere varustusalustel on lame tekk, mis võimaldab teha avamere naftatöid, liigutada ankruid, vedada varustust ja tegutseda päästelaevana. See oli 58 meetrit pikk ja 12 meetrit lai, süvisega 8,5 meetrit allpool veeliini. Sellel oli 2 16-tsilindrilist diiselmootorit, millest igaüks arendas 3520 hobujõudu. 1987 aastal ostis Alaska kalandusettevõtte laeva Ranger ja saatis selle Seattle'i United Marine Shipbuildingu tehasesse, kus see ehitati põhjalikult ümber tehastraaleriks. Laev viidi põhitekini paljaps ja ehitati uuesti üles, lisades suletud tehasepõranda ning uued elamistekid selle kohale. Laeva külgede terasplaadistus tõsteti 2 taseme võrra, et katta uut konstruktsiooni. Lisati ulatuslik kalapüügivarustus, sealhulgas ahtriramp, kantritorn ja traalsüsteemid. Peaaegu 2 aasta pärast, 1989. aasta mais, lasti see uuesti vette nimega Alaska Ranger ja liitus Alaska kasvava tehastraalerite laevastikuga. Paljud Alaska traalerid olid ümber ehitatud varustusalused. Kuigi need olid projekteeritud ja ehitatud suhteliselt rahulikumate ja soojemate lahevettega arvestades, oli naftatööstusel laevu üle ning kalalaevu puudutavate reeglite muutmine tegi neist taskukohase valiku. Kalafirma Alaska tehastraalerid ja umbes 20 teist Beringi merel ja Aleudi saartel olid osa Amendment 80 laevastikust, mis alustas 1982 aastal. Amendment 80 on kalandusprogramm, mis reguleerib kvoote, kaitset ja jätkusuutlikkust. Programm andis litsentsirühmale enne 1990 aastat ehitatud traalertöötlejatele. Nad saaksid oma kvoote hallata ühiselt, mitte iga laeva kohta eraldi. See oli suunatud vanematele laevadele, mis olid mõeldud konkreetsete saakide püüdmiseks, mitte uutele traaleritele, millel on suuremad ja paindlikumad töötlemisvõimalused. See võimaldas vanematel traaleritel jätkata tööd hoolimata nende vanusest, kulumisest ja muudatustest, selle asemel, et need välja vahetada. Tehastraalerid suudavad oma saaki töödelda, pakendada, külmutada ja ladustada, mis võimaldab neil tegutseda Beringi mere kaugemates piirkondades, eemal otsingu ja päästetoetusest. Nendes piirkondades töötavad laevad võivad kohata merejääd. Mitte küll rasked polaarjääd, kuid neil on siiski vaja tugevdatud kereosi. Rangeri ümberehitamisel tehastraaleriks paigaldas laevatehas paksust plekist metallplaadid, mis ulatusid umbes 1,2 meetrit allapoole tehase teki veeliinini. Omanikud, kalandusettevõte Alaska, eeldasid, et see jää tugevdamine sertifitseeris Alaska Rangeri jäiste vete jaoks. Ümberehituse käigus ehitati traaliteki taga olev ahter kõrgemaks, et saaks varustust vette lasta ja kala pardale tõmmata. Alaska Rangeri pardal kasutatav varustus koosneb 4 terasest traaliuksega, mis toimivad nagu tiivad, et võrku laiali hoida, ning rasketest raskustest, mis hoiavad võrgu põhja keset vett avatuna. Ahtri varustus sai regulaarselt lööke traaliuste, raskuste, võrkude ja püütud kalade poolt, mida ahtri rambilt üles tõmmati, tihti põrkasid need vastu mõlemat rambi poolt. Seetõttu keevitati mõlemale rambi poolele kulumisplaadid, et vähendada kahjustusi. Need plaadid, mis keevitati olemasoleva metalli peale, jätsid laeva konstruktsiooni ja uute plaatide vahele väiksed vahed laeva kõige tagaosas, mida nimetatakse ahtriõõnsuseks või välimiseks ahtripeegliks. Ahtriõõnsus on suletud ruum, mis annab laevale ujuvust. Seda kontrollitakse nii väljast kui ka seest, et kinnitada selle terviklikkust. 1991 aastal lisas Alaska Ranger kortitüüsid, et suurendada kütusesäästlikkust. Kortitüüs on propellerit ümbritsev kanal, mis parandab põhusust madalal kiirusel ja kaitseb propelleri labade servi. Alaska Ranger kasutas 2 tavalist labidatüüpi rooli, kumbki propelleri taga,
mida juhiti roolikambrist elektrohüdraulilise süsteemi abil. Iga roolivõll paiknes veekindlas šahtis, mis kulges rooliruumi all asuva põhjakere plaadist läbi. Iga roolišahti põhi oli kere külge keevitatud. Ranger kasutas hüdrauliliselt juhitavaid muudetava sammuga sõukruvisid. Tavalistel sõukruvidel, mis sulle esimesena pähe tulevad, on fikseeritud samm. Laev muudab käigukasti abil liikumissuuna vastupidiseks, mis muudab sõukruvi pöörlemissuunda. Reguleeritava sammuga sõukruvidel saab iga laba nurka muuta, nii et vesi surutakse ühele või teisele poole, kui sõukruvi laba nurka muudetakse. Positiivne samm liigutab laeva edasi, negatiivne samm liigutab seda tagurpidi, samal ajal kui sõukruvi võll pöörleb samas suunas. Alaska Rangeri reguleeritava sammuga sõukruvi kasutas elektrohüdraulilist juhtimissüsteemi, mida juhiti sillalt. Algupäraselt oli igal sõukruvil üks elektriline pump ja üks mootori mehaaniliselt käitatav pump. Elektripump oli põhipump ja mehaaniline pump oli varupump. Mehaanilised pumbad said 1989 aasta lõpus kahjustada ja need asendati elektripumpadega. Originaalide parandamine oli kulukas ja varuosi polnud saadaval. Sellest ajast alates töötas iga propeller 2 elektripumbaga. Aga kui elektritoide kadus, lülitusid propellerid automaatselt oma loomulikku olekusse, mis on täielik tagurpidi ehk negatiivne samm. Tavaliselt on sellistel laevadel varusüsteemid, mis töötavad erinevatel süsteemidel, kas mehaanilistel või elektrilistel. Kalafirma Alaska oli täielikult teadlik sellest konfiguratsioonist ja selle puudustest. 1988 aastal merekatsete ajal liikus Alaska Ranger 15 sekundit tagurpidi pärast seda, kui hüdraulikapumbad olid välja lülitatud, samal ajal kui laev liikus edasi. 1996 aasta mais, kui laev seisis kai ääres ja mootorid töötasid, põhjustas voolukatkestus reguleeritava sammuga sõukruvide liikumise nullist negatiivse sammuga asendisse. Laev liikus tagurpidi ja põrkas kokku Alaska Warrioriga, mis oli Rangeri taga kai küljes. 2003. aastal juhtus sama asi uuesti. Laev tagurdas teise aluse otsa pärast seda, kui sõukruvid liikusid neutraalasendist tagurpidi asendisse, sest peamehaanik polnud enne peageneraatorite käivitamist elektrilisi hüdraulikapumpasid tööle pannud. Sellises olukorras, kus laev hakkab tagurpidi liikuma, oleks minu loomulik instinkt tõenäoliselt gaasi edasi lükata, mis teeks olukorra veel hullemaks. See on vastupidine loogikale. Alaska Ranger vajas oma eluea jooksul mitu korda ahtri remonti. Parempoolse ahtri ballastipaagi pragunenud keevis parandati 1996 aastal. 2001 aasta detsembris leiti kahjustusi mõlemalt poolt ahtripeeglit, mis vajas täielikku tugevdamist ning ahtriramp lekkis. Traaliuste korduv ülesala liigutamine püügivarustuses põhjustas pragusid ahtripeegli väliskattes. Aastate jooksul see halvenes ja 2004 aasta septembriks voolas vesi vabalt vasaku ja parema ballastipaagi vahel. 2004 aasta detsembris parandati keskjoone vahesein, see keevitati uuesti. 2005 aasta jaanuaris ja veel kord 2005 aasta oktoobris. Samal ajal lisas laevatehas välimisele ahtripeeglile tugevdusplaadi. Tugevdusplaat on lisaterasplaat, mis keevitatakse nõrga koha peale, nagu roostes auto keredetaili paikamine. Kuid tugevdusplaadid võivad koondada pinget juba nõrgale alale. Need võivad niiskust kinni hoida ja varjata algse metalli seisukorda selle all. 2005 aastal remondi ajal tehtud fotol oli näha, kuidas vesi lekkis ahtri tühimikest, kuhu plaadid olid keevitatud. 2007 aasta aprillis avastati lekked, kuid nende põhjust ega täpset asukohta ei leitud. Suuremad tööd uute tugevdusplaatidega ja parandused ahtripeegli mõlemal küljel registreeriti 2005 aasta novembris ja uuesti 2007 aasta novembris. Olles osa pea- ja sisikonna eemaldamise laevastikust, oli Alaska Rangeril oluline erand. Selles laevastikus oli üle 60 laeva vabastatud USA rannavalve kontrollist kuni 2006 aastani, mil kehtestati Alternate Compliance and Safety Agreement. See programm oli mõeldud selleks, et viia vanemad laevad vastavusse nende laevaklassi kehtivate nõuetega.
2007 aasta märtsis andis rannavalve välja uued juhised kaubanduslikele kalalaevadele, jagades need 3 kategooriaks: kalalaev, kalasaaduste vastuvõtulaev ja kalatöötlemislaev. Uued juhised nõudsid ajakohastatud vastavust ja sertifitseerimist. 2008 aasta jaanuaris teatas rannavalve, et ainult 7 laeva vastasid täielikult nõuetele. Seattle'i rannavalve kontor juhtis programmi pea- ja sisikonna eemaldamise laevastiku jaoks ning enamiku kontrollidest tegi ainult 1 inspektor, mis tähendas, et rannavalve ei teadnud enamiku laevade seisukorda. 2008 aasta veebruari lõpus andsid nad 30-päevase üldise pikenduse taotlejatele, kes ei olnud nõudeid täitnud, ja palusid omanikel teatada kõigist lõpetamata töödest. Alaska Rangeri dokumentidest selgub, et oli kavandatud hooldustöid, et viia laev vastavusse kehtivate standarditega ning suhtlusinspektoriga. Kuid endiselt oli küsimusi ahtri ballaspaakide seisukorra kohta, mida ei saanud korralikult kontrollida ei seest ega väljastpoolt laeva. 2007 aasta novembris viidi Alaska Ranger, Alaska Turrus ja Alaska Warrior Jaapanis asuvasse Yamanishi laevatehase kuivdokki remonti, tehase ümberehitusteks ning rannavalve kuivdokki ja sisekonstruktsioonide kontrolliks. Mereinspektor, kes inspekteeris Rangeri ahtri vasakpoolset paaki, ütles, et ligipääs oli halb. Ta nimetas seda labürindiks ja inspekteerimisavad olid nii väikesed, et ainus, mida ta teha sai, oli taskulambiga läbi avade valgustada, et kontrollida ilmseid lagunemise märke. Väline ahtripeegel, kuhu lisati metallplaadid, tekitas tühimiku originaalse kere metalli ja uute plaatide vahele. Kalafirma Alaska paigaldas välise ahtripeegli, et kaitsta laeva tagaosa traalpüügivarustuse kahjustuste eest, kuid see ei olnud mõeldud sisemiseks kontrolliks ega korrosiooni eest kaitsmiseks. Laevatehas kattis roolikambri sisepinnad kaitsekihiga ja kinnitas ohveranoodid kere paljastele aladele, kuid raamistik ja osa plaate välise ahtripeegli ja alloleva kere vahel jäid kaitseta. Alaska Rangerit kontrollisid 2 rannavalveinspektorit Seattle'ist ja 2 Jaapanis baseeruvat inspektorit. Nad kasutasid metallpaksuse mõõtmiseks kere ultraheli paksuse mõõtmist, kuid neil polnud võrdluseks andmeid originaalplaadi paksuse kohta. Seega võtsid nad mõõtmistulemuste keskmise, et hinnata paksust. Nad ei võtnud mõõtmisi ahtri kulumisplaatidelt ega ahtri tühikute sisemistelt plaatidelt, samuti mitte ahtri rambi sise- ega välisplaatidelt, kuigi joonised näitasid, et ahtri sisemised plaadid olid tagumistest ballastankidest ligipääsetavad. Ülevaatuse nõuded nõudsid vööri ja ahtritankide sisemiste alade paksuse mõõtmist, kuid juhtinspektor ütles, et pole põhjust ahtris mõõtmisi teha, sest seal on kulumisplaat. Ta jättis vahele selle ala kontrollimise, kuhu oli kõige raskem ligi pääseda ja kuhu oli kogunenud kõige rohkem hooldustöid. Ahtrisse tehti ka muid remonditöid. Hoolduslogides oli kirjas teisi tugevdusplaate, korrodeerunud keevitusõmblusi ja pragusid põhiraamis. Keskjoone vahesein, mis eraldab paremat ja vasakut ballastipaaki, tuli aruannetes korduvalt esile ning 2008 aasta märtsis oli see endiselt ettevõtte tööde nimekirjas. Olen lasknud teha mõned ülevaatused väikestel jahtidel ning inspektorid olid asjatundlikud ja põhjalikud. Aga alati on mingi hetk, kus nad tõmbavad piiri. Nad ei saa lahti lõigata raskesti ligipääsetavaid luugiruume, seega teevad nad oma parima, et anda asjatundlik hinnang. Reedel, 21. märtsil 2008 saabub Alaska Ranger koos 45 meeskonnaliikme ja 2 kalandusvaatlejaga Dutch Harborisse. Lõuna poole liikuv jää sunnib laeva lahkuma Yellowfin Sooli kalapüügialadelt, mistõttu reis jääb lühemaks. Sadamasse jõudes vahetab meeskond põhjatraali varustuse keskveetraali varustuse vastu, et püüda makrelli. Nad tangivad kütust ja täiendavad varusid, kuid aja säästmiseks ei laadita maha 19. kuni 22. märtsini püütud kala. Leval on meeskond 3 organisatsioonist, mis on selliste kalalaevade puhul tavaline. Kalafirma Alaska annab 40 meeskonnaliiget, sealhulgas 2 tekiohvitseri, 3 masinohvitseri, 2 kokka, 1 stewardi ja 32 tehase töötajat.
5 meeskonnaliiget on Jaapani kodanikud, keda töötab North Pacific Resources, mis on Annu Fisherisi USA haru ja kellel on eksklusiivne leping osta kogu Alaska kalafirma saar. Nende kalameistrid on pardal, et tagada õigete kalaliikide püük. Neil on tohutu mõju tegevusele, mis viib sageli tülideni Alaska kalafirma laevadel USA ja Jaapani meeskonna vahel. Tehase meeskonnad vahetuvad 3 vahetuses, töötades 12-tunnistes vahetustes 6 tunni pikkuse puhkeajaga. 2 rühma on korraga tööl, samal ajal kui tehas töötab ööpäevaringselt. Tingimused on karmid ja kogemused ulatuvad aastatest vaid mõne päevani. Üks tehase töötaja liitub Dutch Harboris vahetult enne väljasõitu. Ma olen sõitnud tormise ilmaga, mitte selles piirkonnas, aga ma ei tahaks töötada sellisel kalalaeval. Mulle meeldib mõelda, et meresõiduga saaksin hakkama, aga ma ei kujuta ette, et peaksin terve päeva all tekil kala rookima. See on jõhker töö. Mõned tehase töötajad täidavad ka pootsmani või madruse rolli, töötades kalapüügi ajal tekil ja vajadusel tehases. Jaapani peainsener haldab külmutus, hydraulika ja tehase süsteeme. Teised Jaapani tehnikud aitavad kalapüügi ja hooldusega. Hooaeg kestab 20. jaanuarist oktoobrini ning sihtliigid muutuvad aasta jooksul. Merejää tekib tavaliselt Põhja-Beringi meres alles novembris, kui merevee temperatuur langeb umbes -1,7 kraadini Celsiuse järgi ning püsib kuni juunini. Merevesi külmub temperatuuril -1,8 kraadi Celsiuse järgi. Kalastusfirma Alaska tegevusjuht usub, et laeva kere on jääklassiga tänu tugevdatud terasele nii veepiirist allpool kui ka ülevalpool, mistõttu sõidetakse hooaegadel, mil laev võib kohtuda merejääga. Kalastusfirma Alaska opereeris tol ajal 7 Alaska laeva. Patriot, Spirit, Pioneer, Warrior, Victory, Duris ja Ranger. 65-aastasel kapten Jakobsonil on mitu litsentsi. Ta on töötanud kalastusfirma Alaska heaks alates 1985. aastast. Ta oli tüürimees 4 kalastusfirma Alaska laeval ja sai Alaska Rangeri kapteniks 2008. aasta märtsis. Tüürimees Silvera on 50-aastane ja omab samuti kapteni litsentsi. Ta töötas kapteni või tüürimehena kõigil 7 kalastusfirma Alaska laeval. Ta liitus Alaska Rangeriga tüürimehena 2008. aasta märtsis. Alates 2007. aastast töötas 65-aastane vanemmehaanik Cook laevadel Alaska Patriot ja Alaska Victory. Ta siirdus Alaska Rangerile 2008. aasta jaanuaris ja juhendab 2 vahetustega töötavat abimehaanikut. Kalameister Konosan töötas Alaska Rangeril alates 2005. aastast Jaapani ettevõtte ANO esindajana. 2 noa vaatlejad tulid laevale 4. kuni 19. märtsini, et jälgida tegevust ja koguda saagi andmeid, mida kasutatakse enam kui 40 USA kalanduse haldamiseks. Alaska Rangeril on 55 vilkuritega päästeülikonda ja 3 20-kohalist vilkuritega täispuhutavat päästeparve ja e-PIRB, mis on hädaolukorra majakas, mis edastab asukoha päästjatele ükskõik millises kohas üle kogu maailma pinna. Igakuised ohutusõppused keskenduvad peamiselt kogunemisele ja päästeülikondade selgapanekule. Hädaolukorra meeskond viib teisi õppusi läbi harvemini. Laeva mahajätmine, tulekahju kustutamine, üle parda kukkunud inimese päästmine, vee väljapumpamine või avariitõrje, hädakõnede tegemine ja mittetöötavate häirete raporteerimine. Hädaolukorra meeskonda kuuluvad tehase juhataja, tehase vanemtöötaja, 3 tehase töötajat, tekimees ja botsman. Kapteniil, tüürimehel ja 1 abimehaanikul on samuti avariitõrje või ohutusalased tunnistused. Eraldi ohutuseelarvet ega kirjalikku koolitusprogrammi pole, kuid rannavalve eksamineerijad ütlevad, et Fishing Company Alaska meeskonnad on ohutuse osas professionaalsed ja koostöövalmid. Ja üks eksamineerija ütleb, et Fishing Company Alaska näitab alati üles hoolivust ohutuse suhtes. Vaba-ajasõidul on ohutuskoolitus sageli vabatahtlik. Paljudes maailma paikades võid osta paadi ja hakata purjetama ilma ametlike kvalifikatsioonide või ohutuskoolituseta. Kutselises merenduses on ohutus reguleeritud. Laupäeval 22. märtsil 2008 lahkub Alaska Ranger veidi pärast keskpäeva Dutch Harborist patrollpangi poole, mis asub umbes 500 meremiili läänes, et püüda makrelli.
kell 12.36 puhub tuul loode suunast kiirusega 15 sõlme puhangutega kuni 27 sõlme. Nähtavus on umbes 1,75 meremiili kerge lendleva lumega. Õhutemperatuur on umbes -4 kraadi Celsiuse järgi ja veetemperatuur jääb 0 kuni 2 kraadi Celsiuse vahele. Riiklik ilmateenistus prognoosib ilma halvenemist, tormihoiatusi ja jäätava pritsmehoiatust. Tuule kiirus tõuseb kuni 40 sõlmeni, puhangud kuni 55 sõlme, merelained kuni 4 meetrit. Rohkem lund ja tugev jäätav pritsmete oht. Laupäeva õhtust kuni pühapäeva 23. kuupäevani. Kalafirma Alaska tegevusjuht ütleb, et sõit Patrol Banki võtab aega umbes 2,5 päeva. Meeskond puhkab tavaliselt teel olles ja vaatab filme, kui nad ei maga. Kell 19.00 vahetab ööinsener päevainseneri välja ja tüürimees vahetab kapteni tekil välja. Umbes kell 2 öösel pühapäeval 23. märtsil on tüürimees vahis ja teekond on kulgenud sündmusteta. Ta võtab vastu satelliitkõne Alaska Spiriti tüürimehelt, kes on neist umbes 100 meremiili taga ja samuti teel Patrol Banki poole. Nad vestlevad umbes 25 minutit, ilma et mainitaks mingeid muresid. Nagu prognoos ette nägi, on ilm halvenenud. Keskmised lained on ligi 2,5 meetrit ning aeg-ajalt ulatuvad lained kuni 5 meetrini. Tšekist allpool ei ole olukord rahulik. Kell 02.00, umbes samal ajal, kui tüürimees võtab vastu kõne Alaska Spiritilt, näeb ööinsener rooliruumi kõrge veetaseme pilsialarmi ja läheb kontrollima. Et jõuda rooliruumi, peab ta läbima masinaruumi, seejärel abimasinate ruumi ja lõpuks jõudma laeva ahtris asuvasse rooliruumi. Ta avab abimasinate ruumi veetiheda ukse ja näeb sissetungivat veeseina. Rooliruum asub abimasinate ruumi taga ja rambiruum asub rooliruumi kohal. Ole selge, kas vesi tuleb rambiruumist või rooliruumist. Ta sulgeb ukse ja pingutab kinnitused haamriga, kuni tihendid enam ei leki. Ta helistab hüdraulikaruumist sillale, et teatada suurest üleujutusest ja ütleb tüürimehele, et ta annaks üldhäire. Seejärel helistab ta vanemmehaanikule. Kell 2.30 annab tüürimees häire ja enamik meeskonnast koguneb sillale, samal ajal kui avariibrigaad alustab avariitõrjet. Öövahetuse mehaanik hakkab sisse lülitama pilsipumpasid ja ballastpumpasid, et eemaldada vesi rooliruumist, abimasinaruumist ja masinaruumist. Seejärel suundub ta üles rampiruumi. Laeva taga ossas tehase tekil on mõlemad veekindlad uksed rampiruumi lahti. Seal on vesi peaaegu põlveni. Hädabibrigaad toob töökojast kaasaskantava hädapumba. Aga enne kui nad jõuavad selle tööle panna, ütlevad ööinsener ja jaapanlasest peainsener neile, et nad koguneksid sillale ja valmistuksid laeva hülgama. 2 inseneri lähevad rampiruumi, mis ujub üha enam vett täis ja püüavad leida vee sissevoolu allikat. Nad kuulevad, kuidas trafod praksuvad, kui vesi jõuab elektrikilpideni. Insenerid sulgevad ühe rampiruumi 2 veekindlast uksest ja veel ühe ukse töökoja ning redeliruumi vahel, et vältida elektrilöögi ohtu. Jaapanlasest peainsener annab aru kalameistrile, kes saadab tema ja ühe jaapanlasest tehniku mitu korda tagasi masinaruumi, et kontrollida üleujutuse taset. Nad näevad, kuidas vesi tõuseb kiiresti masinaruumi pilsis, kuigi vaheseina luugid on suletud. Kell 2.36 on laeva ahter ehk tagaosa vees madalal, kuid pole veel vee all. Rangeeri tüürimees kutsub taas Alaska Spiritit ja ütleb rahulikult: tulge siia poole, meil tuleb rooliruumi vett sisse. Ta palub Spiriti tüürimehel võtta ühendust rannavalvega, kalandusfirma Alaska kontoriga Dutch Harboris ja kõigi teiste laevadega, kellega võimalik ühendust saada. Spiriti tüürimees teeb satelliittelefoni kaudu mitu kõnet. Alaska Ranger asub üle 100 meremiili lääne pool Dutch Harborist ja rohkem kui 50 meremiili kaugusel lähimast maismaast. Spirit on peaaegu 100 meremiili taga, kuid Alaska Warrior on lähemal, 35 meremiili kaugusel, samal kursil nagu Ranger. Kell 2.42 helistab Spirit Warriorile olukorra kohta
ja Warrior suundub Rangeri poole kiirusega 10 sõlme, olles umbes 3,5 tunni kaugusel. Kell 02:46 saadab Alaska Ranger oma esimese hädakutse Mayday ja rannavalvejaam Kodiak vastab kohe. Meeskond annab oma täpsed koordinaadid ja jääb eetrisse, kuni rannavalve annab juhtumi üle pääste koordineerimiskeskusele Juneau kell 02:54. Nad ütlevad meeskonnale, et nad aktiveeriksid käsitsi oma avariimajaka ehk hädamajaka. Kell 02:58 alustab rannavalve iga 5 minuti järel tehtavaid kontrollkõnesid, samal ajal kui juhtimiskeskus saadab välja 2 lennukit ja suunab rannavalvelaev Monroe koos oma HH-65 Dolphin helikopteriga sündmuskohale. Naval Ranger koguneb enamik meeskonnast roolikambrisse ja panevad selga päästeülikonnad, samal ajal kui hädaabibrigaad tegeleb avariitõrjega. Inimeste arvu on raske kindlaks teha, sest päästeülikondade paksud kindad segavad ja kogunemisleht on aegunud, kuid tehase juht suudab siiski kõik üles lugeda. Müra ja suitsu tõttu viib kapten kogunemise ilmatekile ning peakokk laseb väikestel gruppidel kordamööda sees soojeneda. Tagaossa vajub üha madalamale vette, kuni lained uhuvad üle ahtri ja viivad võrgud ning varustused trolliteki pealt minema. Päevane mehaanik kuuleb, kuidas peamehaanik teatab rooli kaotusest ja ütleb, et tuleb laev maha jätta. Kell 03:10, peaaegu tund pärast esimesi probleeme, teatab sild rannavalvele, et nad on rooli kaotanud. Peamassin töötab endiselt. Öine mehaanik ja kapten lähevad masinaruumi üleujutust hindama. Kapten ei taha jääda merel jõuetuks. Laeva elektrivarustus lakkab töötamast umbes kell 03:30. Hädatuled sütivad ja peamootorid töötavad edasi, kuid laev hakkab oma jõul tagurpidi liikuma. Kui elektrisüsteem lakkab töötamast, läheb reguleeritava sammuga propeller oma loomuliku negatiivse sammuga asendisse ja muudab liikumissuunda. Lained kasvavad peaaegu 8 meetrini ja laev kaldub järsult paremale, tüürboordi, ning see kaldumine muutub aina hullemaks. Kapten ja ööinsener panevad selga päästeülikonnad ning kell 4:02 teatab Alaska Ranger rannavalvele, et nad lahkuvad peagi laevalt. See 130 lennuk stardib Kodiakist, mis asub peaaegu 700 meremiili kaugusel, ja MH-60 Jayhawk helikopter stardib St. Paulist umbes 200 meremiili kaugusel. Rannavalvelaev Monroe sõidab kiirusega 30 sõlme umbes 110 meremiili kauguselt ning selle HH-65 helikopter on valmis startima, kui jõutakse piisavalt lähedale. Igas helikopteris on piloot, kaaspiloot, lennumehaanik ja päästeujuja. Alaska Warrior on Monroe'st lähemal ja eeldatavasti jõuab esimesena kohale. Parempoolne kreen süveneb jätkuvalt, seega meeskond laseb vette 3 päästeparve. Kuna laev liigub tagurpidi, triivivad päästeparved ettepoole vöörist mööda. Peakokk rebib oma päästeülikonna kinnaste peopesad katki, kui ta üritab päästeparve laeva kõrvale tõmmata. Kell 4:16 teatab sild rannavalvele, et meeskond jääb pardale. Nende päästeparved on kadunud. Kui laev liigub tagurpidi, tungib ahtri kaudu sisse rohkem vett, mis süvendab nende probleeme. Vähem kui 10 minutit hiljem kukuvad 2 inimest üle parda, kui parempoolne kreen jõuab 45 kraadini. Õhutemperatuur on umbes -9 kraadi Celsiust, tuulekiirus 26 sõlme ja tugev lumesadu. Tuulekülm viib temperatuuri alla -30 kraadi Celsiust. Meri on peaaegu jäätumas ja lained ulatuvad kuni 8 meetrini. Kell 4:23 hakkavad inimesed vette hüppama. 7 minutit hiljem jõuab St. Pauli Jayhawk helikopter raadiolevi ulatusse. Roolis olev kapteen teatab 45 kraadisest kreenist, ümberminek on vältimatu ja pardale on jäänud vaid 7 meeskonnaliiget. Vees on 40 inimest. Jayhawk võtab ühendust Alaska Warrioriga, mis asub umbes 11 meremiili ida pool ja läheneb, kuid on siiski veel tunni kaugusel. Kui Jayhawk jõuab kohale kell 5 minutit pärast 5, peaaegu 3 tundi pärast juhtumi algust, ei leia ta laeva üles. Alaska Ranger üpub 1800 meetri sügavusse vette. Kopter lendab eredate strobovalgustite poole, mida nad peavad päästeparvedeks, kuid leiab hoopis 10 väiksemaid strobovalgusteid inimestelt,
nende päästeülikondades. Nad võtavad päästeparvega ühendust kaasaskantava VHF raadio kaudu. Osa ranžeeri meeskonnast on päästeparvele jõudnud ja nendega on kõik korras. Seega kopter seab esikohale vees olevad inimesed. Päästeujuja läheb vette ja nad tõstavad korraga üles 2 inimest, siis 6, siis veel 1 paari ja seejärel veel 3, jõudes 13 pääsenuni, mis on nende maksimaalne mahutavus. Kuna päästelaeva pole kohal, võtavad nad päästeujuja pardale ja lendavad Alaska Warriorile, et pääsenud alla lasta. Kell 0.64 avastavad nad, et Warrioril pole ohutut avatud tekki, seega suunavad nad end ümber kutteri Monroe juurde, mis on küll kaugemal, kuid jääb veel ulatusse. Monroe saadab oma Dolphin helikopteri välja kell 05.55, jättes lennuteki vabaks, kuid tekk on mõeldud väiksemale HH-65-le, mitte suuremale HH-60-le. Kell 06.20 jõuab kohale HC-130 otsingu- ja päästelennuk ning hakkab pilkureid loendama. See koordineerib helikoptereid ja juhatab Warriori päästeparvede juurde. Kell 06.33 laseb väiksem Delfiin helikopter oma päästja vette, tõstab ükshaaval üles 3 ellujäänut, võtab päästja tagasi pardale ja liigub järgmise grupi juurde. Cope viipab neile, et nad läheksid teise paari juurde, kes vajavad kiiremat abi. Päästja leiab päevainseneri, kes aitab teadvusetut meeskonnaliiget. Ta hakkab teadvusetut meest päästekorvi asetama, kuid tugeva ilma, halva nähtavuse ja kütuse vähesuse tõttu alustab lennumehaanik tõstmist enne, kui kannatanu on täielikult korvis. Kui korv jõuab kopterini, ripub kannatanu endiselt pooleldi korvist väljas. Vesi tema ülikonnas teeb ta liiga raskeks, et teda saaks kabiini tõmmata. Kui mehaanik pöördub, et leida tera, millega ülikond lõigata ja vesi välja lasta, libiseb mees ja kukub üle 12 meetri tagasi merre. Päästeujujad olid juba liikunud umbes 65 meetrit päevainseneri poole, et teda päästmiseks ette valmistada. Ega suuda lainetes kukkunud meeskonnaliiget leida. Vees on väga lihtne teist inimest silmist kaotada. On hetki, kus sa ei näe paati mitu minutit, sest oled lainete harjal või orus ja liigud nendega sünkroonist väljas. Kell 6.44 jõuab Jayhawk kutter Monroe juurde ja toob 12 ellujäänut ükshaaval tekile. Nad viiakse messiruumi triaažiks. Jayhawk teatab raadios 13 päästetust, kuid tekimeeskond loeb kokku 12. See lahknevus ei jõua Monroe juhtimiskeskuse otsingu ja pääste koordinaatoriteni. Kuna HH-60 ei saa maanduda Monroe väikesele helikopteritekile, siis pärast päästetute mahaandmist valmistab meeskond ette õhus tankimise. Nad annavad kütusevooliku koos spetsiaalse adapteriga üles vintsiga. Lennumehaanik ühendab selle, et alustada tankimist ja saadab vooliku pärast tankimist alla tagasi. Kui lõikur jõuab otsingualale lähemale, võtab ta juhtimise üle sündmuskohal Juneau päästekoordinatsioonikeskuselt. Väiksem Dolphini helikopter, mis on endiselt õnnetuspaigal, on samuti kütusevaeguses. See viskab väikese päästeparve 3 ellujäänu lähedale, jätab oma päästeujuja vette jäänud inimeste juurde ja naaseb Monroesse. Kell 7.26 saabub Alaska Warrior. Parvel olevad kannatanud ei suuda tormise mere tõttu päästetrepist üles ronida. Seega kasutab Warrior oma kraanat ja rakmeid, et kõik 10 inimest pardale turvaliselt tõsta. Suurem Jayhawki helikopter katkestab tankimise varem, et Monroe saaks vähendada vahemaad Dolphini helikopterini, mille kütus hakkab kriitiliselt otsa saama. Jayhawki helikopteril on piisavalt kütust, et päästeoperatsiooniga jätkata. Dolphini helikopter maandub Monroe peale koos 5 ellujäänuga. Jayhawki helikopter jõuab sündmuskohale umbes kell 8.00 ja Warrior toob pardale teise päästeparve koos veel 12 ellujäänuga. Jayhawk võtab peale veel 4 inimest, toob tagasi Dolphini päästeujuja, 1 teadvuseta kannatanu ning kinnitab seejärel, et kõik 3 päästeparve on tühjad. Nad lasevad vette triivimismärgise, et jälgida triivi ja suunduvad Monroe poole. Kell 9.07 jõuab Jayhawk kohale koos 4 ellujäänuga. See laseb ellujäänud ja mõlemad päästeujujad Monroe pardale, kuid tüürimees on teadvuseta ja teda ei õnnestu elustada. Kell 9.55 tõuseb Dolphin koos oma päästeujujaga taas õhku. Warrior toob pardale 3 teadvusetut ohvrit.
kapteni, peamehaanik ja meeskonnaliikme, kes kukkus kopterist alla. Keegi ei jää ellu. Kell 10:12 näitab päästekeskuse loendus, et Monroe pardal on 22 ellu jäänut. Koos Warrioril olevate 25 inimesega on kokkuarvel 47 meeskonnaliiget ning rannavalve juhtkond peatab otsingud. Kell 11:00 kutsutakse Dolphin tagasi Monroe juurde ja Jayhawk suundub St. Pauli poole. Monroe ja Warrior liiguvad koos Dutch Harbori suunas. Kell 12:15 pärastlõunal saab pääste koordineerimiskeskus aru, et üks inimene on puudu, kui võrreldakse ellujäänute nimesid Monroe ja Alaska Warriori pardalt. Japaani kalamaister on teadmata kadunud ja Monroe pardal on tegelikult 21 ellujäänut, mitte 22. Nad jätkavad otsinguid kohe koos Monroe, teise Hercules HC-130 ja Dolphin HH-60-ga. Alaska Spirit, Alaska Victory ja Alaska Turus saabuvad hiljem otsingutele appi, samal ajal kui Alaska Warrior jätkab teekonda Dutch Harbori poole. Rannavalve lõpetab otsingud järgmisel ööl esmaspäeval, 24. märtsil kell 21:12, kuid kalafirma Alaska laevad jäävad kohale, et jätkata oma otsinguid. Kokku päästeti 47 meeskonna liikmest 42, kellel kõigil oli erineval määral alajahtumine. 4 leiti hukkununa: kapten, tüürimees, vanem mehaanik ja 1 tehase töötaja. Kalameistrit ei leitud kunagi ja ta loeti surnuks. Kuna laev asus 1830 meetri sügavusel vee all. Tuginesid NTSB ja rannavalve uurijad sündmuste ajajoone kokkupanemisel tunnistustele, hooldusandmetele ja ettevõtte dokumentidele. Nii NTSB kui ka rannavalve ütlesid, et täpset üleujutuse alguspunkti Ahtris ei pruugi kunagi teada saada, kuid tunnistused ja hooldusajalugu andsid põhjaliku ülevaate. Pärast seda, kui vesi esmakordselt rooliruumi sisenes, teatas meeskond rannavalvele, et nad kaotasid juhitavuse ja tõenäoliselt ka rooli. Kui roolivõl välja kukuks, jääks järele umbes 22 cm laiune auk, mis on roolitoru ülaosas oleva lukustusrõnga siseläbimõõt. 22 cm auk võiks rooliruumi üle ujutada vähem kui 5 minutiga, kui tüürivarras oleks vaba ja võll oleks ära kukkunud, mis ühtib ööinseneri jutuga, kes kuulis alarmi ja nägi veeseina. Kuid rooli kaotamine oli pigem väsinud Ahtri sümptom kui üksik põhjus. Muudatus 80 heidutas vanade tehastraalerite väljavahetamist, võimandades vananevatel laevadel jätkuvalt Beringi merel kõvasti tööd teha, viies väsinud kered ammu üle oma parimate aastate. Kui lisada varasemad ülevaatuse erandid, tekitas see Šveitsi juustu mudelisse veel ühe augu, mis oleks võinud juba aastaid varem suletud olla. Kuid ülevaatuse erandid ei tähendanud, et alust poleks kunagi kontrollitud. Alaska Rangeril tehti elu jooksul mitu ülevaatust ja ohutuskontrolli. Merekomisjon nõustus, et üleujutus algas rooliruumi sees või selle lähedal, kuid nende sõnul oli ebatõenäoline, et rool oleks kaduma läinud, sest see oleks lahti tulnud järk-järgult tundide või päevade jooksul, tekitades müra ja vibratsiooni, mida oleks pidanud tavaliste kontrollkäikude ajal märkama. Keegi ei teatanud pragisemise, tagumise või löökide helide kuulmisest ega vibratsiooni või roolimisprobleemide tundmisest enne üleujutuse algust. Mõlemad uurimised jäid pidama täpse üleujutuse alguskoha tuvastamisel, kuid rannavalve analüüs näitas, et teatud vaheseinad ja tekid polnud veekindlad, mis võimaldas vee järk-järgulist levikut ühest sektsioonist teise. Alaska Ranger oleks ellu jäänud, kui üleujutus oleks piirdunud rooliruumi alaga. Isegi kui üleujutus oleks ulatunud kaldteeruumi, generaatoriruumi, Ahtri masinaruumi, koridori ja töökotta, oleks laev võinud siiski vee peal püsida. Kui kesi jõudis mootoriruumi ja uputas pumbad üle, oli kaotus vältimatu. Uurijad jõudsid järeldusele, et uppumise põhjustas järk-järguline üleujutus Ahtri kaudu. Kuid NTSB lisas, et laeva kontrollimatu liikumine tagurpidi suurendas hukkunute arvu. Juhtseadistatava sammuga propellerisüsteemi tagasikäigurikke tõttu liikus laev tagurpidi ehk astern, kui elektrihüdrauliline toide kadus. Rannavalve märkis, et ainus viis vältida laeva tagurpidi liikumist pärast hüdraulikarõhu kaotust
oli peamasinate väljalülitamine. Juhtimissillal testiti kaugjuhtimisega hädaseiskamisseadmeid. 2008. aasta jaanuaris koos eelmise kapteni ja ööinseneriga. Aga praegune kapten ja tüürimees ei olnud sellel testimisel kohal. Nad liitusid laevaga alles jaanuari ja märtsi vahel. Sellest testist hoolimata tunnistasid mõlemad insenerid hiljem, et arvasid, et ainult masinaruumi meeskond saab mootoreid peatada. Kui laev uppumise ajal tagurpidi liikus, tabas see kaptenit ootamatult. Selleks ajaks polnud masinaruumi sisenemine enam ohutu, mis tähendas, et kaugseiskamised olid ainus võimalus, kuid keegi pardal ei paistnud neist aru saavat ega neid usaldavat. Ei olnud hoiatusi ega kirjalikke juhiseid, mis oleksid selgitanud, et laev võib elektritoite kadumisel ootamatult tagurpidi liikuma hakata, ega ka juhiseid, kuidas sellises olukorras käituda. NTSB leidis, et laev poleks hakanud tagurpidi liikuma, kui selle reguleeritava sammuga sõukruvidel oleksid endiselt olnud algsed mehaanilised hüdraulikapumbad. Peamasinate aeglustamine või seiskamine oleks peatanud tagurpidi liikumise, tõenäoliselt aeglustanud üleujutust ja hoidnud päästeparvet käeulatuses. NTSB aruandes tuli välja veel mõningaid asju. Meeskond magas või jõi mõnikord töö ajal, hoolimata Alaska kalandusfirma nulltolerantsi poliitikast. Surnud kapteni, tüürimehe ja vanemmehaaniku toksikoloogiline raport näitas, et nad olid kained, kuid ellujäänuid ei testitud. 2006 aasta laevauuring hindas Alaska Rangeri väärtuseks umbes $5,5 miljonit. Asendusmaksumuseks aga ligikaudu $15 miljonit. Vraki päästmist ega kaugülevaatust ei ole kunagi läbi viidud. 2016 aastal uppus Alaska Dura, kuna halb veekindlus võimaldas masinaruumil üle ujutada. 2017 aasta alguseks lõpetas kalandusettevõte Alaska tegevuse ja müüs oma alles jäänud varad. Kui soovid vaadata veel üht katastroofi, klõpsa nüüd ekraanil olevale videole.